Sellepärast, et Marin ise on ülihea mentor, ülihea õpetaja, väga lahe inimene ja see kursus ise on hästi paindlik, hästi põhjalik ja aitab palju rohkem, kui üldse oskaks arvatagi. Mina soovitaks juba sellepärast Marini kursust, et Marin on hästi hea mentor, ta oskab sind hästi suunata. Ta võib-olla siis, kui sa võib-olla jääd Google'i toppa, võib-olla ta teab nagu sinu isiksust ja õpib tundma, eks, ja siis ta oskab võib-olla viia sind sinna kus sa ise nagu tahad jõuda, mis su eesmärgid on. Ja kindlasti on see, mis on kõige parem, on just see, et teistega koos, et mentorigrupp, see on nagu väga hea juba sellepärast, et sa näed, kuidas teised liiguvad edasi ja see paneb sind ennast ka nagu tegutsema, et minu puhul oli küll see, et ahah, ta tegi seda, miks ma siis ei jõua, et ma tahaks ka teha seda, et see koos liikumine nagu veel on eriti hästi, et ja selle juures on nagu Marin veel, eks ju, sulle mentor, aga just see grupi see, et sa näed, et kas või see, et et me oleme kõik kuskil maal, eks, kas me oleme algajad või edasi jõudnud, aga just see, et kõik koos tegutsevad ja see on minu arust kõige vägevam selle asja juures ja kindlasti sa jõuad nagu oma eesmärkidele kõikidega koos kiiremini. Ole julge ja ära karda. Ma arvan, et lihtsuses peitub võlu ja Marin oskab väga lihtsalt selgeks teha algajale investeerimisel. Sellepärast, et see on üks väga hea, põhjalik, ülevaatlik kursus rahatarkusest, mis näiteks kummutab kõiksugu müüdid ja hirmud, mis on hoidnud inimesi tagasi näiteks esimest investeeringut tegemast. Ja see vähemalt mulle andis küll palju julgust ja enesekindlust hakata katsetama investeerimisega. Sest see on kõige alus ja kui sa ei tea, millest alustada, kui sul ei ole vundamenti laotud, siis on päris raske oma maja mitmekordseks ehitada. Aga kui on tugev vundament, siis algul esimene korrus, siis teine korrus ja siis sky is the limit. Sellepärast, et see kursus annab väga head alusteadmised erinevatest investeerimisvõimalustest, valdkondadest ja teiseks minule ta andis ka sellised põhiteadmised või laiendatud teadmised näiteks ka ettevõtlusest või et miks peab endale palka maksma ja sellised pisi asjad, mille peale reeglina sa igapäevaselt ei mõtle.